Me jõuame lähemale. Ma ei kannata rohkem. Ma olen nii põnevil, et ma tahaksin karjuda. Kenderlott, siit me tuleme. Ma loodan, et olen piisavalt pidulikult riides. Seal see ongi, Kenderlott. Kas Kenderlott pole sel aastal mitte imeline? Jaa, ma tahaks, et iga päev oleks koldesooja õhtu. Siin on nii palju vaadata. Mu silmad on juba suured nagu tõllarattad. Mul on mõte. Mängime kõndides mängu Mina näen. Ma alustan. Mina näen 2,5 meetrist kommi. Ma näen lumeponi. Mina näen poni, kes sööb piparkoogimaja. Ja see olen minu. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni. Küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Uskumatu, et printsess Taevalik valis meid aasta kõige tähtsamat etendust andma. Kas teate, kui suur au see on? Meile kõigile. Ma ei olekski nii suurt au tahtnud. Ma ei saa lavale minna. Ma ei taha, et kõik ponid mind vaatavad. Põbelus kallis, ei ole vaja muretseda. Ei ole? Loomulikult mitte. Üle kogu ponimaa valmistavad ponid ette oma etendusi koldesooja õhtuks. See on traditsioon. Tahad öelda, et kõigil on kiire ja nad ei tulegi etendust vaatama? No ei. Meie osaleme Kenderlotti vaatemängus ponimaa kõige suuremas ja tähtsamas etenduses. Paljud ponid tulevad meid vaatama. Paljud? 100. 100? Ei, isegi ehk 1000. Oi, mu juuksed! Õunarüüp, ole nii kena ja pane need aknad kinni, saad sa? Vikerkaaresööst, vikerkaaresööst! Tänan, tänan! See on ponimaa loomise lugu. Mitte vikerkaaresööstu monoetendus. Aga see peaks olema vikerkaaresööstu etendus. Mina olen staar. Põbelus, sa pead sealt välja tulema. Eesriie 2 minuti pärast. Idevik, ma hoolitsen selle eest. Mu juuksed! Roosa! Koldesooja õhtu etendus räägib harmooniast ja sõprusest. Pange aken kinni! Ükskord ammu, kaua enne taevalikku rahumeelset valitsusaega ja enne kui ponid ponimaa avastasid, ei tundnud ponid harmooniat. See oli kummaline ja sünge aeg. Aeg, mil ponirahvast lõhestas vihkamine. Ma tean, uskumatu, eks? Sellel kohutaval ajastul hoolisid 3 hõimu, Pegasused, ükssarvikud ja maaponid. Mitte teiste käekäigust, vaid ainult enda heaolust. Neil segastel aegadel, nagu ka praegu, olid Pegasused ilma valitsejad. Aga nad nõudsid vastutasu. Toitu, mida said kasvatada ainult maaponid. Ükssarvikud nõudsid sama. Selle eest, et nad vahetasid maagia abil ööd ja päeva. Nii hõõgus hõimude vahel usaldamatus, kuni see ühel päeval lõkkele lõi. Mis siis põhjustas ponide vastuseisu? See oli salapärane lumetorm, mis kogu maa enda alla mattis ja hõimude niigi ebakindla rahu uppi lõi. Harilikult nii töökad maaponid ei saanud põlde harida. Neil oli külm. Ka Pegasuste kodu ei oodanud parem saatus. Pegasused olid näljas.
ja ükssarvikud kannatasid nii nälga kui külma. Isegi nende maagia ei aidanud tormi vastu. Iga hõim süüdistas oma kannatustes teisi ja mida vihasemaks ponid said, seda hullemaks lumetorm muutus. Nii otsustatigi, et tuleb korraldada suur kohtumine, et mõelda välja, mida lumetormiga ette võtta. Iga hõim saatis oma juhid. Ükssarviku kuningatütar, printsess Platinum. Pegasuste valitseja, komandör Orkaan. Ja lõpuks maaponide juht, kantsler Pudingipea. Ehk suudaksid hõimud erimeelsused lahendada ja leppida kokku, kuidas katastroofiga toime tulla. See on teie süü! Mis teil viga on? Kuidas te võite niisekad olla? Kuulge, mina tahan lihtsalt teada, miks maaponid kõik toidu endal on ahnitsenud. Meie ei ahnitse toitu, teie ahnitsete. Oota, sul on õigus, meie jah. Aga ainult sellepärast, et teie vanad vastikud Pegasused olete lumetormi korraldanud. 100. korda meie ei teinud. Meie ei pannud lund sadama. Need on kindlasti ükssarvikud. Nemad kasutavad oma jubedat maagiat. Kuidas te julgete? Erinevalt Pegasuse jõhkarditest ei lange meie ükssarvikud ealestki nii madalale. Vot nii. Nii, kui teie mittemaakad ei lõpeta meie kõigi külmutamist oma vastikute võimetega, siis on minul ideed otsas. Milline šokk? Maaponi, kellel on ideed otsas. Komandör Orkaan, lõpetage ometi solvangute loopimine. Teie mind ei käsuta, kuninglik ninatark. Kuidas palun? Ma olen printsess, minuga nii ei räägita. Mina lahkun esimesena. Ei, mina. Mina olen esimene. Ja lumetorm märatses edasi. Hõimude kohtumine ei lõppenud nii hästi, kui oodati. Ja 3 juhti suundusid koju, et haavu lakkuda ja põhiliselt viriseda. Valvel! Nii, kas sind ei huvita, kuidas läks? Oi, komandör Orkaan, söör, kuidas läks, söör? Kohutavalt! Teiste hõimude juhid on nii lugupidamatud. Kas nad ei mõista, et me oleme võimas sõdalaste hõim ja meiega ei tohiks riidu minna? Me peame nende nõrgukeste hulgast lahkuma. Tark ristikhein, ma vajan sind. Jah, teie majesteet. Kas teised hõimud kuulasid mõistuse häält, nagu ma ennustasin? Need teised on võimatud. Mina igatahes enam nende matsidega kokkupuutumist ei kannata. Ükssarvikud on õilsad ja majesteetlikud. Enam me nende sugustega ei seltsi. Kas uksest poleks olnud lihtsam siseneda? Sulle küll, kavalküpsis. Aga mina olen kantsler. Mind valiti sellepärast, et ma oskan väljaspool kasti mõelda ja see tähendab seespool korstent mõtlemist. Kas sina oskad seespool korstent mõelda? Ma ei arvanudki. Isver, hoia nüüd kuskilt kinni. Ma olen kohe täiesti geniaalne. Midagi uut. Otsustasin, et maaponid jätkavad üksi. Ahaa, tähendab, et teised ei olnud nõus. Sunnik, ma arvasin, et paneme nad end mõistma, kuid ära nende pärast muretse. Kogu toit on ju meie käes, eks? Tegelikult toit on otsas. Olgu siis, peame minema uude kohta, kus saame toitu kasvatada. Ja kui mina olen meie kartmatu juht, mis võiks valesti minna? Millest ma alustan? Asja mõte on, me peame leidma uue maa. Edasi, reamees Artpüüks, hakkame liikuma. 1 ja 2 ja... Võta ennast kokku, reamees. Me ei saa lasta millelgi enda eesmärgist kõrvale kallutada. Peame leidma ja kui vaja, vallutama uue maa. Vallutama? Kunagi ei või teada, kus vaenlane võib luurata. Ma ei näe ühtegi vaenlast, komandör. Lihtsalt lund. Ahaa, kes see on? No nii, see hakkab ära tüütama. See võtab terve igaviku. Mu kabjad on nii valusad. Kaua me juba kõndinud oleme? Umbes 5 minutit teie kõrgus. Ma ei osanud arvata, et uue maa leidmine nii raske on. Aga asi on seda väärt. Kas sa pole nõus?
ma arvan, et hõimud oleksid pidanud rohkem pingutama. Stopp! Mis lahti on? See on lahti. Teie kõrgus, see on ainult ojake. Me saame sellest hõlpsast üle. Mina keeldun keepi märjaks tegemast. Mul pole kavaski näha uuele maale jõudes välja nagu räsitud maaponi. Või veel hullem, nagu metsik ja rahmeldav Pegasus. Mina igatahes nende tasemeni ei lasku. Aga teisest küljest, mul ei ole midagi selle vastu, kui sina laskud. Ja ole keebiga ettevaatlik, kullake. See on väärt rohkem kui kõik raamatud su raamatukogus. Ja. See on täiesti kindlasti õige suund. Mulle tundub, et liigume ringi ratast. See on võimatu. Kas tahad öelda, et ma vaatan kaarti valesti? Kindlasti mitte teie kantserlikkus. Lihtsalt kaardis on augud. Ja loomulikult, no kuidas ma muidu näeksin, kuhu ma lähen? Jah, või rääkida saaksin. Ma pean saama rääkida. Kuidas me selle üle elaks, kui ma korraga vait jääksin? Hoidku taevas, et seda juhtuks teie kantserlikkus. Lihtsalt see kaart on tagurpidi. Mul on sulle uudisküpsis. Maakera on ümmargune. Ülemist ja alumist pole olemas. Sul on õigus, milline kergendus, et teie kaardi eest hoolitsete. Kergendus! Sul ei ole kergendust vaja. Kui keegi vajab kergendust, siis see olen mina. Ma olen kantsler, ma olen tähtis Niina. Sina oled lihtsalt mu sekretär. No mis siis? Sina võta kaart. Kuni mina kergendust naudin. Jah, kantsler, pudingipea. Ja nii kohtas iga juht teel takistusi. Aga lõpuks jõudsid kõik uuele ja imelisele maale. Ükski poni ei olnud varem paradiisi näinud. See ongi uus maa, mida me otsisime. Milline vaade. Ma näen siit oma tulevast maja. Ma kuulutan selle maa Pegasus-pooliseks. Ma pole eales selliseid kalliskive näinud. Milline silmipimestav rubiin. Kogu maa on silmipimestav. Ma olen topelt pimestatud. Ükssarvikute nimel ma nimetan selle maa ükssarvikute maaks. Õhk, puud, muld. See muld on kõige mullasem muld kogu mullamaailmas. Ja see on viljakas, täiuslik toidu kasvatamiseks. Maaponide nimel. Ma arvan, et ma nimetan selle koha Mullakülaks. Kuidas sobiks maa? Maa! Palju õnne mulle, et ma selle välja mõtlesin. Me leidsime endale uue kodu. Mina vajutasin enda lipu esimesena maasse. Ei vajutanud. Vajutasin. Mina vajutasin varem kui esimesena. Rahvarämps, te olete loota ükssarvikute maal. Selle koha nimi on Pegasus-poolis. Maa, Pegasus-poolis, ükssarvikute maa. Mina ütlen, et võitleme selle maa nimel. Parim poni võitku. See on barbaarne. Tark ristikeel. Viska see jõhkart vangikongi. Millisesse vangikongi? Vaadake, kui me kõik nüüd maha rahuneksime. Mina olen nõus, rahuneme kõik maha. Mina hääletan rahulikkuse poolt. Ma lasen su vastu haaku eest tribunali ette saata reamees. Me lahendame selle lahinguväljal. Kes julgeb kuningliku isikut lumepalliga visata? Oodake, kus see lumi siia sai? Oh ei, jälle! Ja nii oli ponide leitud paradiis varsti taas kadunud ja maetud tiheda lumevaiba ja suure vaenu alla. Kauni asemel oli kõik tuisune, imelise asemel talvine, võrratu asemel oivaline, oivalise asemel. Saime aru, lähme edasi. Ponid olid sunnitud varju otsima. Nad otsisid kõikjalt, aga ainus varjupaik oli külm ja kõle koobas. Ja loomulikult pidid 3 hõimu koobast jagama. Selle üle ei rõõmustanud ükski poni. Palun, komandör Ogar, komandör Orkaan. Palun, komandör, astuge palun tahapoole minu kuninglikust ruumist välja. Umbes nii, teie kõrgus. Kindlasti mitte. Kas näete seda nähtamatut joont? Reamees, joonistage meie territooriumi piir, et kõik näeksid. Näete
seda tõelist, mittenähtamatut piiri. Ükssarvikutel ja maaponidel on keelatud seda ületada. See on Pegasuspoolise suveräänne territoorium. Tark Ristigein, kaval küpsis. Ma tean. Mida sa teed? Ära mine ümber kivi. Mine üle selle. Me ei anna sammugi meie piinast vaenlasele. See kivi on koopa ükssarvikute maa poolel ja kuulub meile. Kes teab? Selles võib kalliskive olla. Mina kuulutan kivi Pegasuspoolise omandiks. Anna kivi kohe üle. Igavene jõhkard. Vaata, sa leidsid mu kivi. Ma olen seda kõikjalt otsinud. Hei, te tungisite meie alale. Õnn leidjal, kahju kaotajal. See oli viimane piisk. Anna mulle mu kivi. Lõpeta! Ei, sina! Vaadake, ponid! Sissepääs! Suurepärane! Nüüd me ei saa enam välja! Me oleme lõksus! Teie kaks olete seda kohutavat saatust väärt. Te pole muud teinud kui kakelnud ja vaielnud. Te olete ju ka kakelnud, teie kõrgus. Jah, ja hullemini. Mina pole pooltki nii palju kakelnud kui teie. Naeruväärne. Ükssarvik ei lange kunagi kaklemiseni. Ainult sellepärast, et te nannipunid teate, et te kaotate. Maapunid on tainepead. Pegasused on jõhkardid. Ükssarvikud on snoobid. Mis see veel on? Need on kindlasti vendigod. Vendigod? Minu õpetaja tähepööris habemik rääkis mulle neist. Nad on talvevaimud, kes toituvad vihast ja kaklemisest. Mida rohkem viha vaim tunneb, seda külmemaks läheb. Siis on see kõik meie süü. Meie 3 hõimu. Tõime lumetormi oma koju, sest kaklesime ja ei usaldanud üksteist. Nüüd hävib sellepärast ka see maa. Ja nüüd muutuvad meie kehad sama külmaks kui meie südamed. Kõik sellepärast, et olime nii rumalad ja vihkasime. No, mina sind ei vihka. Tegelikult ma vihkan komandör Orgaani palju rohkem kui teid. Aga tegelikult ei vihka ma teda ka. Ta lihtsalt üldse ei meeldi mulle. Mina ei vihka ka teid. Mina ka mitte. Ükskõik, mis lahkeilid meil on, oleme me kõik ponid. Mis see oli? Ma ei teadnud, et ükssarvikud seda oskavad. Mina ka mitte. Minuga pole midagi sellist varem juhtunud. Aga ma tean, et asi ei olnud ainult minus. See tuli meilt kõigilt, kui ühinesime sõpruses. Ja läbi kogu öö hoidsid ponid sõpruse tuld elus, rääkides üksteisele jutte ja lauldes laule, millest hiljem said talvelaulud, mida meie tänaseni laulame. Lõpuks jõudis tulesoojus ja laul ja naer juhtideni ja nende kehad hakkasid sulama. Ja see soojendas üles ka nende südamed. Kolm juhti leppisid, et jagavad seda kaunist maad ja elavad edaspidi harmoonias. Ja koos nimetasid nad oma uue maa Ponimaaks. Sõpruse tuli elab südames. Kuni see lõõmab, ei lahku me läe. Kui tüli tekibki, siis vaid mõnikord. Naer ja laul meid aitavad siis. Me oleme sõpruskond ponisid. Head sõbrad oleme lõpuni me.
olema nii uhked, et printsess Taevalik meid valis. Ta arvab vist tõesti, et me oleme näide headest sõpradest. Õunarüüp, arvasin, et sa panid akna kinni. Vikerkaar oleks pidanud üles lendama ja akna kinni panema. Tema on tiibadega. Miks mina pean alati kõik need tööd tegema, mis kõrgel on? Miks Videvik ei võiks vahetuseks oma maagiat kasutada? No tõesti. Teate mis? Ma panen kinni. Tõlkis Käri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.